tere tulemast Musta kassi taro lugemisse jäärad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 1. kuni 7. juuni. Olemegi juba jõudnud juunisse, uskumatu, kuidas aeg lendab. Aga ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin karikate 7-ga. No karikate 7 on valikute paljusus. Ja kõrval on tal siin kohe rahakuningas, siis võib-olla pakutakse teile sellel nädalal või lähitulevikus mingisuguseid raha teenimise võimalusi. Aga selle valikute paljususega on ka see lugu, et kõik nendest valikutest, mida pakutakse, ei ole tõesed. Nad ei ole reaalselt teostatavad. Õnneks on sellel müntide kuningal, mis tema kõrval on, eelarve paigas ja rahatarkus olemas. Et ma loodan, et tema abiga ka teie saate aru, milline projekt tasub käivitada ja milline mitte. Isegi kui teile pakutakse, et siis igal juhul oleks teil vaja seda kaaluda. Et müntide kuningas on selline tark mees, kellel ongi eelarve paigas, tal on rahaasjad korras. Tema ei lähe emotsiooni oste tegema. Tema ennem kaalub kõik läbi, ta vaatab, ta teeb ennem eeltööd. Kui temal külmkapp katki läheb, siis ta ei torma kohe poest uut ostma. Ta teeb kodus korraliku eeltöö, ta vaatab kõik need energiaklassid ära, vaatab, kui kõrged, millist talle vaja on. Ta mõtleb, milline on see praktiline tema jaoks, kus kohas see sügavkülm on, kas seda üldse on, kui suur või missugune see külmkapp on, mida tal on vaja. Tema teeb kodus korraliku eeltöö. Kindlasti loeb ta läbi ka võib-olla sealt tagasiside, mis teised inimesed on erinevate kappide kohta andnud. Ja siis teeb alles otsuse, siis läheb kindla teadmisega poodi, ta teab, kui palju ta raha on vaja, ta teab, millist kappi ta tahab. Ta ei ole ka kitsi kuningas, et ta nüüd läheb ja ostab selle kõige odavama. Ei, ta on praktiline, ta ostab selle, millel on seal garantii ja muud asjad. Ja mida talle nagu on vaja, mis on tema jaoks praktiline. Ma sinna tahtsin oma jutuga jõuda, et ta ei ole lihtsalt mingi rahakuningas, aga ta on ka praktiline rahakuningas. Edasi tuleb teil siin mõõdukuse kaart. Mõõdukus, kannatlikkus. No see kuulub ka raha hulka, et tegelikult ka oma raha kulutamisega tasub alati olla mõõdukas. Siis on teil siin südamevalu kaardid. Mõõkade 3 on südamevalu kaart, südamevalu lähedaste pärast. Sellist südamevalu põhjustavad meile lähedased inimesed. Ja alumises reas on teil karikate 5. Vaat see on ka selline südamevalu kaart. See on selline kaart, kus te nutate taga seda, mis on läinud minevikus valesti. No võib-olla rikkusite kellegagi suhted ära. Ja nüüd kahetsete. See karikate 5 on selline kaart, kus inimene nutab taga, 3 karikat on tal ümber läinud, ta nutab taga seda, mis minevikus on untsu läinud. Mis on läinud halvasti, aga tal on 2 karikat püsti ja ta neid ei märka, sest ta on oma õnnetusesse nii süvenenud sellesse kurbusesse ja nutmisesse. Ta ei märka seda, mida ta saaks parandada, mis tal veel on, mis tal püsti on. Et kuhu ta võiks tegelikult oma selle energia suunata. Meil pole ju mõtet taga nutta seda, mida me muuta ei saa. Me ei saa mitte hetkegi oma minevikust muuta. See hetk on läinud ja seda ei ole tegelikult mõtet taga nutta. Tuleks hoopis keskenduda sellele tulevikule, sellele käesolevale hetkele. Me kipume elama kas väga kauges tulevikus, unistustes või siis minevikus, aga vot selles hetkes, kus me hetkel oleme, selles me nagu kuidagi ei taha elada. Meie mõtted on ikka mujal. Ma tean küll, et ega seda minevikku niimoodi ei saagi, ega ta minema visata nii ehk ei saa. Tema jääb meiega ja tema õpetab meile. Need minevikus saadud õppetunnid on meile ilmselt väga vajalikud. Sealt tulekski siis võtta kaasa see, mis meid õpetab, edasi viib ja maha jätta see, mis meil enam vaja ei ole. Tean küll, et seda on kergem öelda ja raske teha. Aga vot niisugused lood nende karikate 5-ga. Siis tuleb teil siin sauade 9. No sauade 9 räägib sellest, et teil on olemas tegelikult
see sisemine jõud. Isegi kui te praegu tunnete seda tohutut kurbust ja seda südamevalu, siis teil on olemas see jõud, et selle kõigega tulla toime. See kaart räägib sellest, et te olete isegi suitsu sees joostes võimsam, kui te ise oskate seda arvata. Et sellepärast minu süda teie pärast ei valuta sellepärast, et ma tean, et teil on see jõud olemas ja see energia selle kõigega toime tulla ja sellest püstipäi välja tulla. Ja viimane kaart on teil siin karikate paas. Karikate paas tuleb uudistega. Ja seesama võib olla see inimene, kelle pärast teil süda valutab, annabki endast märku. Sellepärast, et karikate kaardid on meie tunded, meie mõtted ja meie suhted. Ja kuna ta tuleb uudistega, siis ma loodan väga, et ta toob teile häid uudiseid, et te süda ei pea enam valutama ja te ei pea taga nutma seda, mis minevikus on untsu läinud, vaid et te saate tõesti keskenduda kõigele sellele, mis teid ees ootab. Vot selline lugemine tuli teile, armsad jäärad, selleks nädalaks. Ei ole kerge nädal, aga samas ma ei näe siin ka nagu midagi sellist väga rasket, sest mulle tundub nii, et kuna teil on raha kuningas, valikute paljusus ja lõppkokkuvõttes karikate paas, kes teile häid uudiseid toob, siis isegi kui see süda vahepeal valutab, siis ma loodan, et see läheb teil lihtsalt ja kergelt üle ja teil on olemas see jõud kõige sellega hakkama saada. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.